Väga emotsionaalne sissejuhatus, ma loodan, et see on loonud sellise hea fooni nüüd selle kunsti aktsepteerimiseks, mida ma teid vaatama viin. See on siis Eesti Kunstimuuseumi peakorter. Eesti Kunstimuuseumi kuuluvad veel 4 tükki lisaks Kumule. Kadriorg, Mikkeli ja vanalinnas Niguliste kirik ja Adamson-Eeriku muuseum ka. Aga siin on meil peakorter, sellepärast et see on esimene hoone üldse Eestis, kuhu spetsiaalselt rajati hoidlate osa. Kunstnike gruppide näitusi, kõik kuraatorid olid naised ja kõik, kes riputasid, olid mehed. Nii et niisugune 100 aasta tähistamine oli meil. Ja me võime küll öelda, et meil ei ole olnud meie kunstiajaloos seda probleemi, et naisi oleks jõudsalt diskrimineeritud kogu oma ajaga professionaalseks kunstnikuks, et neid oli tegelikult väga palju. Sellel näitusel on teoseid 19. sajandi keskelt kuni 50. aastateni. Hariduse kõrgem tase nägi ette keerukates poosides figuraalsete kompositsioonide loomist ajaloolistel teemadel näiteks. See, mis te siin ruumis näete, siin ei ole ühtegi kunstiteost. Need on kõik õppetööd, harjutustööd, mitte keegi ei oleks tulnud siukse asja pealegi, et sellist asja kuhugi pakkuda. Tööst saab nii-öelda nimega kunstniku tehtud valik. Üks kindel sümbol, eks ole, et kui sa ei pidanud probleemiks enam seda salaja võis ju ka ikka teha, aga kui sa juba avalikult panid suitsu ette kohvikus, siis ikka pidi aru saama, milline see naisterahvas on. Materjalide hulgast, mis siin laua peale teile ette on pandud, midagi, mis teile tundub nagu tore. Et siin on vildikaid, siin on akvarellivildikaid, siin on markereid, siin on pastakaid, ärge paanikasse sattume. Paanikasse ärme sattume. Me juba saime aru, et joonistamine on puhas tehniline kunst. Tõstke plats. Küljel on see alus, seal küljes on paber, loova juhile, teie panna. Meil on raskem roll. Nii, aga teie lihtsalt nagu olete rahulikud. Teil on aega, ligi tund aega teha nüüd selline ikkagi läbimõeldud joonistus ja mina arvastasin, et te teete täisfiguuri joonistamist. Et naljaalaused ja mingid armastuse märgid või dollari märgid, need te võite lõpus panna. Aga võtaks esialgu, prooviks nagu joonistada. Minu põlve peal, jah? Olgu. Oi, see on tõeline sörri ju. See on väga hea. Teeme pildi ka. Te olete varem teinud, jah? Kunstnik Tatari koolkonnas. Kunstnik Tatari oli ka minu õpetaja. Kui juba läks. Nii, aga andke need pildid kõik kirjati kätte. Aga äkki teeksime ikka ühe kiire ühisnäituse ka, kus me näeme kõik korraga. Nii, tagumine rida, kuidas teie ka siin ka nii hullusti kiirustama Karin Jutsu osad lisandid olid täpselt samad. Nii palju keskendumist ja tähelepanu, on ju. Et seda on siin näha, et kõik on pingutanud täiesti hingest. See, mida ma pean teile ütlema, sellepärast et see, et mu lapsed võtsid vaevaks midagi taolist koos konsultiga seda organiseerida,
pluss see, et teie võtsite vaevaks siis ilmaga tulla siia. Ma saan, noh, jah, ma ei oskagi muud midagi öelda, et ilmselt te ikka peate mind väga armastama, mitte lihtsalt sõbraks pidama. Me jätsime isegi presidendi vastu. See ongi see. See 1983. aasta juulis toimunud sündmus, pärast mida Terje elu ei olnud enam endine. 80-500. Mis seos on vanaema Terjel Vanemuise tänaval Tartus ja ühel bussipeatusel Meriväljal? 80-400. Seda tegevust tegi Terje 80-ndatel kokku 120 nädalat. Käsi ja siis vastus. Vot, see on kindlasti küsimus, millele vastus Tummi ei tea, kohe vähemalt. Aga võib-olla inseneriharidus on väga sellised. See oli Ameerikas. 90-ndad. Just sellel kuupäeval täitus Terjel 1 miljard elatud sekundit. See on 500 punkti küsimus. Onu Jaanus pani täppi praegu tegelikult. Terjel täitus 1 miljard elatud sekundit 1. novembril 1991. Varja 400. Kuna Aija on inglise keele õpetaja, siis mis on inglise keeles kõige levinum sõna? Käsi ja vastus. 80-ndad 300. Väga hea küsimus. Haapsalu giidide ühing asutati 1999. aastal. Saaremaa püsiühendust on arendatud aastast 1998. Terje lõpetas ülikooli 1984. aastal. Sama teoga sai Urmas hakkama 1983. aastal. Mitu aastat on Terje ja Urmas olnud abielus? Tiiul on õige vastus. 37 aastat. See on väga hea küsimus. 2005. aastal osales Terje kohalike omavalitsuste valimistel Isamaa liidu nimekirjas. Mitu häält Terje kogus? 80-ndad 200, kuulage nüüd hoolega. Küsimus on järgmine. Mis see on? Sarnaste keelendite mõistmine sõltuvalt kontekstist abikooli 2., 4. ja 6. klassis. Mitte keegi ei tea. Ja Kristjan? Läks juba ütles. Ei, Kristjanil oli käsi enne püsti. 1932. aasta novembris ei pääsenud Haapsalu ühest muehaigusest, mille rekordi püstitas Haapsalu vangimaja kuraatori 10-aastane poeg, kes tegi seda tegevust 2510 korda. Tegemist on ühtlasi ka näiteks minu ja Mari kooli ajal levinud haigusega. Mis tegevusega on tegu?